siis bussituuri issand jumal, ma mäletan, 5. päev. Oleme läbi käinud Virumaa, Kesk-Eesti, Lõuna-Eesti, Pärnumaa kandi. Praegu tuleme tagasi Saaremaalt, täna on veel plaanis Hiiumaa ja siis tuuri lõpuks jäävad Rapla ja Harjumaa. Ja iseenesest on juba selline kogemus olemas, et võiks nagu öelda, et mis on nagu õnnestunud ja mis ei ole õnnestunud. Iseenesest see, mis ei ole õnnestunud, seda ei olegi midagi öelda, et väga hästi on läinud. Et ainukene suurem probleem on olnud see, et ilm on väga vilets. Tavaliselt maikuu on Eestis ju selline, et ilm on permanentselt päikeseline, kas nüüd väga soe on, aga ikkagi pealt 10 kraadi, aga me alustasime niimoodi, kui me Tallinnast välja sõitsime esmaspäeval, siis sadas lörtsi, oli 1 kraad sooja ja esimene peatus oli meil Rakveres. Vihma sadas, lörtsi küll enam ei olnud, aga vihm oli jäine. Me mõtlesime seal bussis, vaatasime, kas me üldse paneme oma neid asju välja vihma kätte, aga siiski panime, inimesi tuli. See oli päris hea peatus, seal oli sadu inimesi tegelikult, kellega õnnestus nagu kokku saada. Ja ega pärast ka see ilm väga palju paremaks selle läinud, et siin on mõned üksikud sellised helgemad ja soemad hetked olnud, et siin Põlvas oli soojem ja eile õhtul Muhus Liivapoe juures oli päris tore ilm, aga muidu on ilm meid täiega nöökinud. Aga eks mingi asi peabki nagu ilmselt valesti minema. Samas paljud ennustasid mulle, et ära tee sellist asja, ära mine bussiga ringi sõitma, et keegi peale hullude kohale ei tule. Et see on täiesti ekslikuks osutunud ennustus. Kohal on tulnud väga palju hästi mõistlikke inimesi, kel on olnud konkreetseid ja pädevaid küsimusi ja ettepanekuid nii Eesti poliitika kui Euroopa poliitika kohta ja lihtsalt inimesi, kes ütlevad, et nad on kuulanud olukorrast riigis saadet aastaid ja toetavad või siis inimesi, kes on minu tegevusega ajakirjanikuna tuttavad ja samuti on toetavad. Väga palju häid soove olen saanud, mille eest ma nagu tänaks vastu, kuigi ma seal ka koha peal sain kõigile inimestele aitäh öelda. Kui nüüd kuidagi süstematiseerida või üritada nagu jaotada neid küsimusi, mida inimesed küsivad mingitesse gruppidesse, siis selgelt inimesed on väga mures sellepärast, mida Venemaa teeb Ukrainas, Krimmi okupeerimine, kõik see selline õõnestustegevus Ida-Ukrainas, kogu see rahvusvahelise olukorra pingestumine, et see on inimesed väga murelikuks teinud ja kuigi ma usun, et enamus neist, kellega ma vestlesin, usuvad, et Eesti on hästi kaitstud, siis mure on sellepärast, et kas Euroopa Liit, eelkõige just Euroopa Liit, suudab ühtse häälega rääkida ja ühiselt seista nende Venemaa agressiivsete sammude vastu. Et olen siis nendel inimestel omakorda selgitanud, et selleks tulebki Euroopa Parlamenti valida just need inimesed, kes on tegusad, kelle sõnal on kaalu, kel on mingi kogemus suhtlemisest ja kindlasti ka juhtimisest, et nende teiste Euroopa suuremate ja läänepoolsemate riikide saadikute ja poliitikute seas Eesti vaadet kinnistada, levitada. Teine selgelt suurem teemade ring on kõikvõimalikul moel seotud elatustasemega, kas siis pensioni, tervishoid, väga palju on räägitud teedest ja tänavatest, üldisest palgatasemest, töökohtadest. See on tegelikult selline, ma kujutan ette, et iga poliitiku rahvaga kohtumisel jutuks tulev asi, et kindlasti paljud asjad Eestis paremaks läinud, aga selgelt on meil pikk tee veel käia. Ja mis on olnud üllatav, võib-olla pisut, on kolmas selline suurem teemade ring, mis igal pool on üles tulnud, see on see sama asi, et inimesed küsivad, et mida need eelmisel korral 2009. aastal valitud saadikud 5 aastat seal Euroopa Parlamendis teinud on. Tõesti, inimesed tulevad, ma olen vastu küsinud, et kas te mäletate, kes see saadik oli, kelle poolt te hääletasite, väga paljud tõesti ei mäletagi, et seal on nagu, võiks öelda, et võiks nagu mõlemile poolele etteheiteid teha, et ühest küljest Euroopa Parlamendi saadikud ei ole valijatega piisavalt suhelnud, aga valijad ka pärast valimispäeva on üsna kiiresti unustanud, keda nad siin Euroopa Parlamenti üldse usaldasid. See on üks asi, mis nüüd tegelikult võiks ju muutuda nendel valimistel. Me oleme 2 korda Euroopa Parlamenti valinud 2004. aastal ja 2009. aastal. Valimissüsteemid on erinevad olnud. Esimest korda olid avatud nimekirjad, teisel korral erakonna nimekirjad ja nüüd on jälle avatud nimekirjad. Ehk siis põhimõtteliselt on igaühel võimalik valida just täpselt see saadik, kes tema meelest kõige usaldusväärsem ja tegusam on. Ja mida võiks ka tegelikult ikkagi nüüd selle 2
Euroopa Parlamendi valimistsükli järel valija vaadata, on see, et mida siis tõesti need olemasolevad saadikud selle Euroopa Parlamendis on korda saatud. Kui ikkagi teile tundub, et ei ole midagi tehtud, siis ei ole mõtet nagu teist korda naljaga pooleks öeldes sama reha otsa astuda. Võiks ikkagi valida neid inimesi, kes kinnitavad, et nad kavatsevad nii Brüsselis kui Strasbourgis kui ka siin samas Eestis nagu kõvasti tööd teha. Et paljud inimesed isegi ei tea seda, et Euroopa Parlamendi saadikute töönädal näeb välja selline, et nad saaksid pool nädalat Euroopa Parlamendis töötada ja teise poole Eestis oma koduse valimisringkonnaga sidet hoida, et on ka küsimusi, inimesed küsivad, et kas teil on kord valmis vaadatud, et kas te võtate pere kaasa Brüsselisse. Et ma olen ikkagi pidanud neile selgitama, et see on selline töö, mis käib Tallinna ja Brüsseli vahet, kord Brüsselis, kord Tallinnas, mitte 5 aastaks kuskile välislähetusse ärasõitmine. Aga üldiselt peab ütlema, et inimesed on olnud väga sõbralikud, toredad. Oleme näinud, ma arvan, et praktiliselt ikkagi kogu Eesti sellist demograafilist läbilõiget oma erinevate murede ja selliste sõnumitega. Kui kõik poliitikud samamoodi enne valimisi inimestega otse suhtleksid, siis ma arvan, et ka päris mitmes üsna lihtsas küsimuses oleksid teatud asjad Eestis võib-olla valijatele arusaadavamal ja meelepärasemal moel lahendatud. Täna hommikul just kirjutasin väikse kirjatüki, kus ma siis luban, et juhul kui peaks õnnestuma Europarlamenti pääseda, et siis ma muudan sellise mööda Eestit inimestega suhtlemise eesmärgi ringi sõitmise regulaarseks ja ma arvan, et ka teised Europarlamendi saadikud võiksid selle ideega liituda. Samamoodi tegelikult ikkagi see sama sideme säilitamine oma valimisringkonnaga, ma arvan, et selle viimaste nädalate ja kuude kogemuse põhjal on üks väga oluline asi, millele on ilmselgelt sellised saadikud vähe tähelepanu pööranud. Aga kokkuvõttes ma pean ütlema, mul on väga tore meeskond, on väga palju abi olnud nendest inimestega suhtlemisel ja kui niimoodi naljaga lõpetades peab ütlema, et me oleme ka pisut kahju tekitanud, me oleme ostnud tühjaks apelsinidest mitmed selverid, mis tee peal on jäänud, et loodetavasti on sinna siis järgmisel päeval uus apelsinide koorem toodud ja oleme siis seda oma kahjurlikku tegevust kompenseerinud sellega, et need kõik apelsinid oleme välja jaganud inimestele oma peatustes.